Tere, mina olen Anneli Soonberg, Naioksini koolitaja ja täna ongi põhjus rääkida uuenenud Naioksini sarjast. Ja kellele siis Naioksin sobib? Kõik, kes tahaksid endale ilusaid terveid juukseid, kohevamaid, tihedama välimusega, paksemaid ja et peanahk oleks heas korras. Kõikidele teile ongi Naioksin mõeldud. Ja kui see teema teid huvitab, siis läheme avastame koos need uudised, mis Naioksinil pakkuda on ja vaatame lähemalt ka toimeaineid ja kuidas nad aitavad nii meie juukseid kui peanahka. Aga kõigepealt väike tutvustav video ja peale seda juba info. Kes ei sooviks endale tihedaid, kohevaid ja terveid juukseid? Ma arvan, et enamus meist, eriti need, kellel võib-olla looduse poolt ei olegi antud väga tihedaid ja pakse juukseid, need soovivad, et oleksid tooted, millega saaks oma juukseid siis ilusamana näidata. Ja Naioksin pakubki lahendusi. Siin slaidil on näha brändi asutaja juba üle 40 aasta tagasi, kui Eva Graham koges seda kõike oma nahal, kui peale lapse sündi hakkasid juuksed rohkem välja langema ja ta hakkas otsima tooteid, mis oleksid abiks sellisel juhul. Ja tuligi ideele luua siis kogu sari, mis kõik oleks suunatud sinna, et juuksed esiteks kasvaksid uuesti kiiremini, taastuksid, et nad näeksid tihedamad ja paksemad välja. Ja kõige olulisem, et terved juuksed saavad kasvada ainult tervest peanahast. Seetõttu Naioksinil on pööratud pilk just nimelt ka peanahale, et peanahk oleks hästi toidetud, niisutatud ja jaksaks kasvatada terveid juukseid. Siin ongi näha meie uuenenud tootevalik, siin on kogu Naioksin'i sortiment ja see on omakorda jaotatud 4 alamliigiks, et oleks lihtsam tooted üles leida, neid õigetele klientidele soovitada. Ja kõigepealt siis esimene grupp on peanahka hooldavad ja juukseid tihendavad tooted. Need on nummerdatud 4 erinevat 3-osalist hoolduskomplekti ja mis seal täpsemalt on, seda me vaatame järgmiste slaididega. Siis järgmine grupp on tõhusad hooldustooted. Siin on 2 seerumit ja loodetavasti lisandub valikusse juba varsti väljalangemisvastane šampoon. Siis edasi peanaha ja eritooted, siin on ka mitmed täiesti uued tooted meie jaoks, on kõõmaprobleemidega klientidele, ka 3-osaline hoolduskomplekt, siis on peanaha puhastajad, koorijad, aga nendest ka siis natuke hiljem täpselt. Ja viimane grupp on siis stiliseerimise ehk viimistlustooted ja erihooldustooted, mille hulka kuulub juuksemask, mis on kindlasti üks minu kõige suurem lemmik, kuna ta on väga tõhus, ta aitab vältida juuste murdumist ja ei tee juukseid raskeks, nii et kõik see, mida mina ise endale soovin. Nüüd aga toimeained, koostisained, mis on läbi terve Naioksin'i ja mis on väga olulised nii juustele kui peanahale. Kõigepealt niacinamiid,
see on see, mis juukseid tihedamaks muudab, see on üks B3 vitamiini vorm. Siis järgmine kofeiin aitab stimuleerida folliikuleid. See tähendab, et aitab juukse kasvu soodustada, säilitab naha kaitsekihi ja parandab mikrovereringet. Siis salitsüülhappe aitab eemaldada surnud naharakke ja samamoodi see soodustab jälle peanaha tervet toimimist. Siis piparmündi leheõli, see on värskendava toimega, stimuleerib samuti peanahka, soodustab verevarustust. Siis piparmündiõli, mis on rasukontrollija ja jahutava ja rahustava toimega ja põletikuvastase toimega. Ja viimane sandaloore, see on üks eriline lõhn, mis on sünteetiline sandlipuu lõhn, mis samuti stimuleerib juukse folliikuleid ja ergutab juukseid kasvama. Ja samuti parandab juuste püsimist peanahas. Siin siis nüüd see esimene grupp, mis on peanahka hooldavad ja juukseid tihendavad tooted, need kolmeosalised tootegrupid igapäevaseks juukse hoolduseks ja vaatame nad siis ühekaupa läbi ja kes on juba varasemalt naioksiniga kokku puutunud, teab, et varasemalt nägi toode natuke teistmoodi välja pakend, aga nüüd on see väga selgesti eristatav erineva 4 värviga ja vaatame kõigepealt gruppi number 1, mis on sari loomulikele töötlemata juustele ja kui probleem on selline kerge, esimesed märgid, et tuntakse, et hobuse saba näiteks ei ole enam nii paks, siis et võib-olla märgatakse mingisuguseid kergeid hõrenevaid või siis kaugenevat juuksepiiri. Et neile on siis suunatud see esimene tootesari. Ja siin on kõigepealt number 1 on šampoon, see on alati musta korgiga, siis see kollane värv siin peal ja šampooni kasutame nii nagu ikka. Ei pea kasutama suurt kogust, kuna tegemist on hästi kontsentreeritud šampooniga. Ta väga tõhusalt puhastab peanaha, eemaldab sealt ummistunud juuksenääpsude ümber siis igasuguseid erinevaid jääke, ka siis rasu või tootejääke. Ja number 2 grupis on balsam, see on valge korgiga. Ja see on selles mõttes natuke eriline, et seda kantakse otse peanahale, ka juustele. Ja just peanahal annab ta väga mõnusa, natuke jahutava ja niisutatud tunde. Ja lastakse seal siis mõjuda kuni 3 minutit ja loputatakse. Ja kolmas toode on selline, mida kantakse juba puhtale peanahale ja juustele, seda välja ei loputata ja see annabki ka juuksele sellise lisapaksuse, kohevuse ja värskendab ja toidab peanahka. Siis põhilised toimeained siin või koostisained. Šampoonis on piparmündileheõli, siis piparmündiõli ja salitsüülhappe. Siis balsamis piparmündileheõli, piparmündiõli ja pähejäätavas kolmandas tootes on kofeiin, põldmündileheõli ja niatsinamiid. Ja kõikidel toodetel on tuntav kerge piparmündi lõhn. Nii, sari number 2, samamoodi loomulikele töötlemata juustele, aga neile, kes juba märkavad neid hõrenenud kohti võib-olla rohkem ja kellel see mure on juba üsna ammune, neil võiks siis olla kasutuses grupp number 2 toodetest. Siin on ilus heleroheline värv, tuntav jälle lihtsalt ja sama süsteemiga, et šampoon, balsam peanahale, juustele ja kolmas toode, mis on pähejäätav, ei ole vaja välja loputada. Ja kui eelmise grupi kolmas toode oli pihustatav,
siis see toode siin väljub vahuna ja teda on mugav kanda võib-olla just ka nendele juustele, võib-olla mehed, kellel on selline hõrenemise probleem, et on tõesti võib-olla mõned piirkonnad, kus on vähe juukseid, sinna on vahuna palju mugavam seda toodet kanda. Ja kaitseb see ka UV-kiirguse eest. Just see number 2 sarja 3. toode. Siin jälle toimeained. Siin kõigepealt ka piparmündi leheõli, piparmündiõli, salitsüülhape, siis palsamis samamoodi piparmündi komponendid ja 3. tootes on siis päikese eest kaitsvad koostisained, kofeiin, piparmündi leheõli ja niatsinamiid. Nii, 3. tootegrupp on, kui varasemalt oli meil 6 erinevat tootegruppi, siis nüüd on meil jäänud 4 ja 3. on mõeldud neile, kelle juuksed on töödeldud, värvitud, kuivad, kahjustatud ja neile, kes märkavad siis esimesi märke, et sooviks, et juuksed oleksid natukene paremini kohevust hoidvad, tihedama ja paksema välimusega. Ja see varasemalt oli ka üks kõige populaarsematest tootegruppidest, ma usun, et kindlasti ka nüüd. Ja samamoodi šampoon on väga tõhusalt puhastav, palsam on peanahale väga niisutav, rahustav, meeldiva tunde jätab. Ja 3. toode, siin on jälle selline otsik, et sellest tootest tuleb pihustiga kanda peanahale ja siis seda sõrmedega laiali masseerida. Ja ei pea kartma, et juukse värv tuhmuks, kui on värvitud juuksed, sest tootes on ka värvi säilitavad komponendid. Siin näha jälle toimeained, jälle piparmündi leheõli, siis salitsüülhappe, samamoodi palsamis, piparmündi nii lehe kui ka lihtsalt piparmündiõli ja 3. pähejäetavas tootes kofeiin, jälle piparmündi leheõli ja niatsinamiid. Ja viimane nendest 3-osalistest hooldussarjadest on number 4, samuti värvitud kahjustatud kuivadele juustele, aga neile, kellel siis mure juba natukene märgatavam. Ja siin ka šampoon, samuti võib kasutada ka igapäevaselt, siis palsam peanahale ja ka juustele. Kes vajab veel täiendavalt juustele midagi veel tõhusamat, siis on olemas ka juuksemask, mille juurde jõuame natuke hiljem. Ja pähejäetav toode on samuti vahuna, tuleb ta siit pudelist välja ja sisaldab ka UV-kiirguse eest kaitsvaid koostisosi. Ja siin samuti toimeained, jälle šampoonis, piparmündi ja salitsüülhappe, siis palsamis samuti piparmündi leheõli ja piparmündiõli ja pähejäetavas samuti päikesest kaitsvad tooted, kofeiin, piparmünt ja niatsinamiid. Ja järgmine tootegrupp, alaliik, on peanaha eritooted ja siin on uus tootegrupp, mis on suunatud kõõma probleemi lahendamiseks ja peanahka kooriv toode, aga kohe lähemalt. Kõigepealt kõõmavastane tootegrupp, siin on šampoon, on palsam ja pähejäetav seerum ja seda seerumit võib kanda kuni 4 korda päeva jooksul. Ja see aitab leevendada kõiki kõõmasümptomeid, mis tihti on sügelus ja sellised helbed, mida on riiete peal näha.
Sisaldab rohelise tee ekstrakte see tootegrupp ja aitab ka juuste murdumise vastu. Koostisained. Šampoonis piparmündi, leheõli, niatsinamiid, balsamis on aminohapped, põldmündi, leheõli ja niatsinamiid ja seerumis piparmündi, leheõli ja niatsinamiid. Nüüd peanaha puhastaja ehk koorija on põnev toode, mis sobib kõigile, kes tahavad oma peanahka veel põhjalikumalt hooldada ja seda toodet võib kuni 2 korda nädalas kasutada, kanda teda enne pesemist kuivale peanahale, masseerida ja on öeldud, et kuni 6 minutit. No ma usun, et võib-olla 6 minutit masseerida on päris pikk aeg, aga laske sellel tootel vähemasti 6 minutit toimida. Ja peale seda juba saab jätkata siis šampooniga ja oma tavapäraste teiste hooldustoodetega. Ja mõjuained, koostisained on šeavõi, siis on piparmündi leheõli ja piparmündiõli. Ja kui sellest tootest, kui see toode avada, see on selline väikene tuubikene, siis seal on selline mõnus otsik, millega on väga mugav mööda peanahka liikuda ja seda toodet peanahale kanda. Siis siin on 2 seerumit. Kõigepealt juukse väljalangemise vastane seerum päevaseks kasutamiseks ja öine seerum. Vaatame neid ka lähemalt. Juuste väljalangemise vastane seerum, see on tegelikult juba kogunud üsna suurt populaarsust. See annab väga häid tulemusi ja teda on väga mugav ja mõnus kasutada. Sisaldab ta siin siis ka niatsinamiidi, lauriinhapped, kofeiini ja sandalooret ja tulemusi võiks oodata siis juba 8-nädalase kasutamise järel, et juuksed kasvavad tugevamana ja langevad vähem välja, püsivad paremini peanahas. Ja kantakse seda siis pestud käterätiku kuivadele juustele. Kui juba juuksed on, kõik hooldus on seal peas, kas siis mask või balsam, see on ka maha loputatud, nii et puhtale peanahale ja sinna see toode jääb. Ja võin ise kinnitada oma kogemusest, et ei jää mingisugust erilist tunnet häirivat, et justkui midagi oleks liigset peas. Ta täiesti hajub ja kaob sinna peanahale juukse sisse, nii et seda ei pea kartma. Siis toime- või mõjuained, siin on ka niatsinamiid, jälle B3 vitamiin, soodustab juukse kasvu, siis lauriinhappe, toidab juuksejuuri, kofeiin ergutab ja sandaloore samamoodi ka stimuleerib ja ergutab folliikuleid, juukseid kasvama ja aitab paremini juuksed peas püsida. Õineseerum on sobilik kõikidele neile, kes tahavad oma juukse kasvu toetada, sest öösel on just taastumisprotsessid ja sobib ta ka siis, kui see on selliseks profülaktikaks enne, kui suuremad probleemid tulevad, sobilik kõikidele. Kantakse teda õhtul peanahale ja ei pea tingimata hommikul siis pesema, kes ei tunne, et oleks vajadus juukseid pesta, sest samuti ta ilusasti imendub peanahka ja ei jäta erilisi jääke. Nii. Siin on mõjuained, pantenool, üks väga tõhus niisutaja, lauriinhappe, kofeiin ja ingverijuure ekstrakt. Ja ingverijuur on tuntud kui väga tugev oksüdant, aitab kaitsta igasuguste väliste kahjustajate eest. See siin on juukse väljalangemise vastane šampoon, mis siis peaks meieni jõudma
sügise jooksul ja kasutada tuleks 12 nädalat ja seejärel on tehtud siis igasuguste erinevate katsetuste järgi kindlaks, et tõesti juukseid langeb vähem välja, see on kliiniliselt tõestatud ja võib teda kasutada ka ennetava juukse langemise ennetava šampoonina. Siin siis koostisained, kõigepealt Sandalore, jälle see ergutaja, juukse kasvu ergutaja ja et paremini juuksed peas püsiksid, et kasvutsükkel oleks piisava pikkusega, siis lauriinhappe kaitseb juukseid valgu vähenemise eest, kofeiin jälle parandab verevarustust ja niacinamiid muudab juuksed tihedamaks, andes siis juuksekarvale sellise lisatoe, lisakihi. Ja kõige tõhusam oleks muidugi kombineerida nii väljalangemise vastast šampooni kui ka siis väljalangemise vastast seerumit. Ja järgmiseks juba siis viimane tootegrupp, mis on stiliseerimistooted ja juuksemask. Ja need kõik on väga sobilikud klientidele, kes on võib-olla hädas sellega, et peale erinevate toodete kasutamist kipub juukse või peanahk olema natukene ärritunud, sügelev, et kõikidele neile, ma usun, leiab siit sellest valikust sobilikud tooted. Kõigepealt teapuust, mis jääb viimistluse ja hoolduse vahepeale, see on selline läbipaistev keeljastoode, mida tuleb kanda eelkõige juukse juure lähedale, aga muidugi võib ka kogu juukse pikkusesse kanda ja see annab tõesti väga palju kohevust juustele juurde. Siin on näha toimeained, kofeiin, piparmündileheõli, piparmündiõli ja niacinamiid. See on kuiv šampoon, volüümi andev ja teda võibki kasutada siis kahel eesmärgil. Kas tahetakse värskendada päeva jooksul, võib-olla natuke liiga rasust peanahka või siis lihtsalt tekstuuri andmiseks, kohevuse andmiseks. Pihustatakse juustesse, kammitakse juuksed läbi ja nii võib seda siis vajadusel ka korrata. Ja koostisained on piparmündileheõli ja piparmündiõli. Muidugi mõjuaineid ja aineid toodetes on märgatavalt enam, aga välja on toodud just need põhilised, mis on just Nioxini sarjale iseloomulikud. Ja siin ongi see murdumise vastane juuksemask, et see on väiksem kogus, on olemas ka profi kogus, mida kasutavad juuksurisalongid, aga see on siis lõpptarbijale kodus kasutamiseks ja see on suurepärane mask, mis aitab juukseid niisutada, aitab vähendada murdumist isegi kuni 97%. Teda hoitakse kuni 5 minutit ja loputatakse. Ja koostisained, apelsiniekstrakt, sidrunikoore ekstrakt ja hüdrolüüsitud siid. Tõesti väga meeldiva lõhnaga, kerge lõhnaga ja hästi sellise mõnusa tunde jätab juustesse ja aitab ka kõige töödeldumate juuste puhul. Siis on siin viimistluskeel, tihendav keel, samamoodi nagu kõik ka ülejäänud Nioxini viimistlustooted annavad juuksekarvale sellist lisatuge ja kohevus on alati see, mis kaasneb nende viimistlustoodetega. Ja nagu ikka, keeli kantakse siis kätega juustesse vastavalt siis juukse pikkusele, paksusele, aga enamasti lühematele keskmistele juustele. Jälle välja toodud mõjuained,
koostisained piparmündiõli, pantenool ja piparmündileheõli. Juukselakk. Kui varasemalt oli Naioxinil üks teine lakk ka veel lisaks, aga nüüd on sortimendis see tugevalt fikseeriv juukselakk ja see on ka üks suurepärane kohevuse andja, tekstuuri andja ja väga lihtsalt välja kammitav, ei jätagi üldse laki tunnet, aga ometi väga hästi fikseerib. Ja nagu ikka, lakki pihustatakse siis mitte väga lähedalt, natuke eemalt juustesse ja fikseeritakse soengut. Ja siin ka piparmündileheõli ja pantenool. Siis ka üks väga populaarne toode, see on soengusprei, mis aitab juuksejuuri tõsta, annab kohevust ja seda võib kombineerida ka näiteks juuksevahuga. Minul endal juuksurina meeldib seda väga kasutada just nii, et ma kogu pikkusesse panen juuksevahtu ja seejärel lisan veel juuksejuure lähedale just seda sama kohevust andvat spreid. Ja siin on toimeaineteks piparmündiõli, pantenool ja piparmündileheõli. Ja juuksevaht, millest ma just rääkisin, ka üks minu suur lemmik, sest ta tõesti on väga kerge, samas annab kohevust, meeldiva kerge piparmündilõhnaga ja teda on mugav juustesse kanda. Et isegi mul on tunne, et ta justkui parandab pisut ka kammitavust, kui on rikutud juuksed. Ja koostisained on piparmündileheõli ja pantenool, mis on tuntud niisutaja. Ja siin nüüd veel üks profitoode, salongitoode ja sellega saab teha põhjalikku peanaha puhastamist ja taastamist ja seda me nimetame mikrolihvimiseks. Seda toodet või seda protseduuri teenust saab teha 30–45 päeva tagant ja ka võivad olla erinevad juuksed, erinevad peanahad, sobib kasutada ka värvitud juustel ja see protseduur on lihtsasti teostatav, ei ole keeruline, ei ole vaja lisasoojust sinna juurde. Aga toodet kantakse kuivale peanahale, masseeritakse ja lastakse tootel kuni 10 minutit toimida. Ja koostisained, piparmündileheõli ja piparmündiõli. Siin on näha üks pilt veel, kuidas siis seda mikrolihvijat peanahale kantakse, puhastab peanahka mürkainetest, koorib, noorendab peanahka ja aitab eemaldada saasteained ja ladestused ja siis ka pildil on näha, et peanahk enne ja pärast puhastamist ka jätab ülimalt värske meeldiva tunde, et selline tõeline hooldusprotseduur peanahale ka soovitatav kõikidele võib-olla pärast mingit stressiperioodi, aga miks ka mitte pärast rannapuhkust. Et selline suurepärane hooldus peanaha jaoks. Niisugune oligi siis see ülevaade Naioxini uuenenud sarjast ja muidugi, kes soovib veel põhjalikumat informatsiooni ja võib-olla ka tooteid lähemalt tundma õppida, need saavad võtta meiega ühendust kas siis oma müügiesindaja kaudu või siis juba kirjutada meie Vella Stuudio lehele. Aga tänan teid tähelepanu eest ja head Naioxini kasutamist.